Täna me räägime sellest, kuidas ehitusettevõtted võiks töid juurde saada ehitusturul, isegi kui praegu on kehv seis. Et jah, halval majandusperioodil tegelikult just peaks panustama turunduse peale võimalikult palju viise otsima, kuidas hoida enda tööde kalender täis ja kuidas kindlustada endale see, et kogu aeg oleks töid ja oleks käive. Aga ma tahtsingi teha video kõikidele ehitusettevõtjatele, ehitajatele, lihtsalt tuua välja sellist 10 lihtsat viisi, kuidas töid juurde saada. Esimesed 5 nii-öelda meetodit on tasuta, mis ei maksa midagi, et teha. Ja ülejäänud 5 on sellised, mis siis maksavad, aga mille tõhusus siis võib-olla on suurem. Ehk siis esimene asi, millest sa tegelikult peaksid alustama üldse, kui sa mõtled, kus töid juurde saada, on juba tegelikult olemasolevad kliendid, kes sul juba praegu siis on. Võib-olla olete seal objektil ja küsitegi, et näed, kas nad teavad kedagi veel, kellel võiks võib-olla ka vaja olla terrassi või ka vaja olla korteri sisetöid või mingi maalritöid või mis iganes siis olla võib. Ja võib-olla see klient teab, võib-olla teabki, tal ongi 1-2 võib-olla inimest veel. Võib-olla küsid teilt nende kontakti, võtad nendega ühendust, kuule, et siin põhimõtteliselt Andres siin räägib, et sul oli ka terrassi vaja või. Ja siis saab sealt juba, võib-olla saad ühest tööst saad hoopis 2 tööd. Kui teie olete nüüd kliendile teinud väga hea töö ära, klient on super rahul, kõik on väga mõnus, siis võid alati ka ise küsida, et näed, kui võimalik, siis soovitage meid palun edasi, et see oleks väga tore, sest tavaliselt kui klient jääb tööga rahule, siis ta tegelikult tahab tagasi anda ka teile võimalikult nagu palju väärtust. Et jah, peab tunnistama, soovitused on üks kõige võimsamaid turundusmeetodeid, mis üldse olemas on, nii Eestis kui ka mujal maailmas ka, Eestis eriti, sest Eestis on nagu vähe inimesi on ju. Aga jah, ma olen rääkinud nüüd üle 1000 ehitusettevõttega, kindlasti kui mitte rohkem, võib-olla paari tuhandega. Et põhimõtteliselt 99% ehitusettevõtetest saavad ikkagi enamus oma töid saavad läbi soovituste ja läbi tuttavate. Nii et see on esimene koht, kus sina peaks ka alustama. Jah, ainuke, ma tõin iga meetodi juurde ka nii-öelda võib-olla need miinused, et nõuab head suhtlusoskust, et kui sul ei meeldi inimestega rääkida, siis see sind nagu väga palju kaasa ei aita. Aga võib-olla praegusel ajal siis pead selle kartuse viskama minema ja lihtsalt minema rääkima olemasolevate klientidega. Teine viis on siis teha postitusi Facebooki töökuulutuste gruppidesse. See on päris populaarne asi, mida ka praegu juba tehakse päris palju, sest just need töökuulutuste grupid, seal on ju tegelikult inimesed, kes otsivad endale töötegijat, nii et see on väga hea tasuta koht, kust saab seda teha. Kindlasti jälgige lihtsalt grupi reegleid, et ei saaks sealt bänni. Et jah, tähtis on lihtsalt see, et olla järjepidev, et lihtsalt teha neid nii-öelda postitusi küllaltki tihti, spämmida ei ole vaja, iga paari päeva, võib-olla nädalas korra, teha sellise korraliku teksti, ilusa tekstiga ja tõhusa pildi videoga postitus. Et hästi tõhusad on need before and after, või siis enne ja pärast pildid, videod, näed, enne nägi seine peldik välja, nüüd näeb täitsa lahe välja, täiesti uus. Et need on turunduses muidu ka väga tõhusad. Teine viis, kuidas töökuulutuste grupist saada võib-olla maksimum, on see, et näiteks kui meil on mõni töökuulutuste otsija, võib-olla keegi, kes otsib töötegijat, siis kirjutada otse talle Messengeri, panna sinna tutvustav tekst, näiteks ongi lihtsalt näiteks oletame, kirjutad notes'i endale mingi teksti valmis, saadad lihtsalt copy paste ida ja tõhus pilt või video ka jällegi, et see võiks olla selline pilt või video, mis on nagu vau. Nad vist tõesti oskavad seda, mida nad teevad. Nüüd, et tulemusi näha, siis kui sa teed ühe postituse, keegi kirjuta vaikus, siis see ei ole piisavalt. Tuleb olla järjepidev ja kogu aeg seda teha ja lõpuks tulevad ka tõenäoliselt tulemused. Et jah, võiks olla selline algeline oskus kirjutada reklaamtekste, sest see on tähtis kirjutada normaalne tekst. Sest kui sa kirjutad siin lihtsalt tere, vundamendid, katusetööd, sisetööd, terrassid, helistage +372, ja siis number.
et sedast nagu ei tohi, noh, mõtle, kui sa oled klient ja siis näed sellist kuulutust, siis nagu sind ei huvita see, sest miks nad peaks. Siis samamoodi, kui me postitame Facebooki gruppidesse midagi, siis võiks juba sotsiaalmeediasse ka teha postitusi. Jällegi reeglid on enam-vähem samad, et seda tehtaks järjepidevalt, et need oleks pildid, tekstid oleks tõhusad. Pildid on tavaliselt 90% edust, ehk siis sellest, kas postitus on edukas või mitte, siis kõige suurem tähtsus ongi seal reklaampildil või videol. Enne-pärast võrdlused, nagu rääkisime. Aga noh, näiteks kui meil on üks reklaamvideo tehtud, siis sama hästi võiks ju igale poole seda jagada, et Facebook, Instagram, TikTok ja veel mingi kõik võimalused, mis meil olemas on, sest siis saame lihtsalt jällegi maksimumi võtta. Nende orgaaniliste postitustega ole kindlasti kannatlik, see võtab aega, et hakata saama sõnumeid ja päringuid läbi selle, aga loo kvaliteetset sisu, sest kui sa lood mõttetut sisu, mida mitte keegi ei taha vaadata, mida on igav vaadata, siis keegi ei kirjuta sulle, sest miks peaks, jällegi. Et jah, kui te olete objektidel, siis hästi mõistlik on alati teha võimalikult palju pilte, videosid, kellelgi töömeestel on seal kindlasti hea telefon ka, et siis on väga hästi. Enne me rääkisime soovitustest, nüüd lähme natuke eelnevate klientide juurde, kes teil on olnud. Ehk siis, kui teil on tõesti häda käes, siis te saate alati helistada läbi vanad kliendid ja uurida, kas äkki saab nendega veel kuskil koostööd teha, sest tihtipeale on koduomanikel rohkem kui üks töö teha, ma näen seda väga palju, et tihtipeale näiteks, ma toon näite siin, et näiteks ehitasid 2 kuud tagasi Siimule terrassi, teil läks väga hästi, koostöö sai teil küll läbi, et nüüd 2 kuud hiljem helistasid Siimule tagasi ja tuleb välja, et ta hetkel otsib kedagi, kes talle siis uue aia ka teeks. Ja kuna te olete varem koostööd teinud, siis tegelikult sul on päris suur eelis, et see töö ka endale ka saada, eriti kui talle meeldis näiteks see terrass, mis sa talle tegid. Kui sa arvad, et see, et sa helistad kellegile, et tööd leida saada, on mingi lunimine, siis see on absoluutselt vale. Sa rohkem helistad neile sellest, et vaadata, kas saad neile kuidagi veel kasuks olla, kas saad neid veel aidata kuidagi, et mõtle pigem niipidi. Kui keegi helistab sulle teisesse, siis sa ju ei mõtle, et kuule, mida see vend unib. Viimane tasuta viis, kuidas võib-olla töid juurde saada, on see, et teha koostööd projekteerijatega, sisekujundajatega, arhitektidega, sest enne kui tehakse suurem renoveerimise ehitustöö on ju, siis projekteerija teeb projekti, seda me teame, et internetis on võimalik leida siis, noh, see võtab aega, aga see on tasuta, leida siis nagu tuhandete projekteerijate ja arhitektide kontaktid Eestis ja nendega siis proovida koostööd otsida. Seal on vaja siis neile helistada, teha tõenäoliselt külmkõnesid, vaadata, kas nendega saab koostööd teha. E-mailid väga efektiivsed ei ole, aga jah, pigem teha külmkõnesid. Miinus ongi siis see, et nõuab päris palju aega, et neid külmkõnesid teha, aga noh, see on tasuta. Nii, nüüd lähme tasuliste viiside juurde, mis on võib-olla kiiremad, efektiivsemad, nõuavad vähem pingutust või vähem tööd, siis aega sinu poolt, aga samas nendest maksavad raha. Ja alustame raadioreklaamist. Mina ei ole tegelikult üldse suur tavapäraste turunduskanalite fänn, ehk siis kõik, mis puudutab ajakirju või raadiot või telekat, et lihtsalt raadioga on ehituses just tõesti, olen näinud seda erandit, on olnud päris palju juhtumeid lihtsalt, et ma olen kuulnud, et kus ongi näiteks investeeritud kuskil 500 eurot, ma ei tea, kas siis Elmari või mis iganes raadioreklaami alla ja saadud sellest siis 5-6 objekti tagasi. Et raadio tegelikult aitab jõuda nende inimesteni, kes sotsiaalmeediat nagu veel ei kasuta, kuigi juba väga-väga paljud ka vanemad inimesed kasutavad sotsiaalmeediat. Nagu ma arvan, et sa oleksid väga üllatunud tegelikult, kui palju 50, 60, 70 aastaseid inimesi platvormil tegelikult on. Ainuke miinus on siis see, et tulemused ei ole garanteeritud, see on hästi palju erinevaid faktoreid, aga lihtsalt üleüldiselt ma olen näinud sellist joont, et raadioreklaam võib töötada ehituses päris hästi. 3. tasuline viis, kuidas saada kliente võib-olla juurde, on teha endal veebileht ja siis SEO ehk siis otsingumootori optimiseerimine. See tähendab seda, SEO tähendab seda, et kui meil keegi guugeldab näiteks terrassitööd, siis tuleb meie veebileht on üks esimesi, mis orgaaniliselt ette tuleb.
veebileht on tõesti aastal 2025 igale alustavale ettevõttele või olemasolevale ettevõttele praktiliselt kohustuslik, et eriti siis, kui sa oled peatöövõtus veel, et kui sa alltöövõtja oled, no siis võib nii-öelda, võib-olla vaielda, aga kui sa oled peatöövõtja, ise tahad erakliente saada, siis veebileht on praktiliselt kohustuslik ja seda tuleb õigesti osata teha. Igaüks ei saa lihtsalt veebilehte lambist teha. Professionaalne veebileht ja hästi tehtud SEO toob sulle pikaajalises perspektiivis tegelikult palju päringuid ja töid. Kuna see on orgaaniline, siis ta võtab natuke aega, et see ongi miinus, et võib kuluda paar kuud kuni aasta, enne kui sa reaalselt hakkad päringuid saama. See on sellepärast, et Google'il läheb aega, et aru saada, millest su leht võib-olla koosneb, kellele seda täpsemalt näidata. Aga jällegi, kui SEO on hästi tehtud, siis peale tuleb su leht pigem seal ülevalpool nagu ette. See on üks nagu jällegi küllaltki klassikaline viis, kuidas ennast turundada, aga ma pean ütlema, et see on nagu väga efektiivne tegelikult, kui hakata mõtlema. Sa maksad ühekordse tasu, et need reklaamkleebised sinna tööautole panna ja läbi aastate seda tõenäoliselt näeb ringi sõites, näiteks linnas ringi sõites, seda näeb 100 000 inimesi ja ma kuulen ka pidevalt, et saadakse töid läbi selle, et keegi nägi tööautol mingi, kui mu naabri aias seisis auto, millel on, ma ei tea, katusetööd pealkirjas ja siis seal oli nende number. Et see on küll selline natukene vanamoodne, aga ta on ikkagi väga efektiivne ja jällegi ühekordne tasu. Üks võimsamaid ja lihtsamaid turundusmeetodeid, mida sa kasutada saad. Nüüd, Google Ads on selline asi, et seda tuleb osata õigesti teha, sest siis ta ikkagi kasvatab sul pikaajaliselt tunduvalt päringute arvu ja järjepidevust. Et Google Adsi pigem peab soovitama ikkagi suurtematele ettevõtetele, kuna Google Adsi eelarve on tavaliselt ikkagi küllaltki suur, et see toimiks, et seal ei saa panna 100-200 euri kuus ja oodata, et see toimib. Et pigem soovitakse seda natuke suurtematele ettevõtetele, kellel on seda raha sinna alla panna. Et jah, miinuseks ongi see, et küllaltki kallis ja nõuab asjatundjat ka. Iga algaja ei suudaks seda teha. Isegi mina ei ole Google Adsis mingi megaspetsialist, et ma ei saaks kindlasti seda teenust müüa. Ja viimaseks viisiks on Meta Ads, ehk siis Facebooki, Instagrami turundus. Jällegi, kui õigesti tehtud, siis on võimalik igakuiselt saada järjepidevalt liide, hinnapakkumisi ja töid. Facebooki reklaamide puhul olen näinud seda, et cost per lead, ehk siis CPL, ehk siis ühe kontakti hind on väga odav. Meil on keskmise kliendi kontakti hind on kuskil selline 5-15 eurot, olenevalt siis teenusest ja paljudest teistest faktoritest. Ja ROAS, ehk siis nii-öelda return on ad spend, ehk siis kui palju raha sa saad. Näiteks kui sa paned 700 eurot sisse reklaamidesse, siis kui palju sa välja, nii-öelda kui palju sa sellest käivet saad, et see on ROAS. Ja tavaliselt on see ka ikkagi eriti kohalik, näiteks kui meil on Tartu kohalik ehitusettevõte ja me teeme Tartus kohalikult reklaami Facebookis, siis ROAS võib reaalselt olla 15-20 korda saab nagu raha tagasi. Et jah, ROAS on väga kõrge. Selle süsteemi maksimaalseks kasu lõikamiseks peab olemas ka kindlasti konkreetne follow-up süsteem, et mis ma mõtlen selle all on see, et kui meil täidetakse kontaktvorm ära Facebookis, siis kindlasti peab olema ka automaatsed SMS-id, emailid, mis järgi tulevad. Kindlasti peab kõikidele liididele või siis kontaktidele helistama ja nendega kokku leppida siis kas objektikülastusaeg või nii. Et ilma selleta, kui sa lihtsalt saadad nende kontaktidele meili, siis see on raha raiskamine, see ei toimi, nagu ma võin pea anda. Ma võin pea anda, et see ei toimi, kui nii teha, on läbi elatud. Et jah, jälle miinuseks see, et alustajatele, näiteks väga väikestele ettevõtetele on küllaltki kallis turundusmeetod, et ei saa seal 50 euroga läbi, ei saa 100 euroga läbi, tavaliselt alustatakse minimaalselt 500 eurost kuus. Et kui sul seda raha ei ole võtta kuskilt, siis pigem alustada nende
tasuta variantidega, mis ma enne välja tõin. Ja nõuab asjatundjat, et on päris palju selliseid inimesi olnud, kes on teinud Facebooki reklaame, nad on pannud lihtsalt, pealkirjaks on pannud teostame vundamenditöid, reklaampildiks pandud lihtsalt firma logo ja siis Facebook ei toiminud üldse meil, et me ei proovi seda enam mitte kunagi. Facebook on väga võimas tööriist, kui sa suudad seda õigesti kasutada, nagu päriselt ka. et tuleks lihtsalt võtta reaalselt inimene, kes oskab seda teha, kas või lasta ennast välja õpetada inimesel, kes oskab seda asja teha ja usu mind, see toob teile rohkem kasu kui see, et te ise nokitsete seal ja proovite teha, sest see lihtsalt ei toimi nagu mitte kunagi. Kehvas majandusseisus on turundus kõige olulisem asi, mida sa ilmselt oma ettevõttes teed. Et vali endale paar viisi välja, hakka tegema, kui tea piisavalt kaua, sa saad töid juurde. Ma loodan, et sul oli sellest videost väga kasu. Tahtsin lihtsalt sulle võimalikult palju luua väärtust ja anda uut infot võib-olla nende viiside kohta.